Aivars, kuule, mis asi see on? See siin on üks tükk ühest uuest tänavamööblist, mille üliõpilasvõistluste raames EKA meeskond valmis tegi ja juhtumisi on siin laua peal töö, mis siis oli meie võistlusega võitja ja lõppude lõpuks printisime ta ka betoonist valmis. Ja mida see betooni printimine tähendab? Betooni printimine tähendab seda, et on üks äge pump, mis natuke teistmoodi pumpab ja segab segu kokku, mis on ka natuke teistsugune segu, siis on meil üks robotkäsi, mis siis selle materjali laotab täpselt sinna, kuhu me oleme ta siis arvutiprogrammiga välja mõelnud ja paika mõelnud. Ja mis selle eelised on? Eelised on selles, et ühel hetkel natuke vähem läheb inimeste tööjõudu tarvis ja loodetavasti ka lisaks vähesemale tööjõule meil on ka vaja palju vähem selliseid kaasnevaid materjale, mis käivad klassikalise betoonitööga kaasas. Ja kui vähem materjale, siis palju samas selline masin maksab? Selles mõttes see asi, mis siin meil paremat kätte on, selline seade, ehk siis robotkäsi, mis on standardtoode, on suurusjärk seal kuskil 70-80 000 eurot. Teistpidi on vaja ka pumpa, millega seda betooni pumbata, no sealt tuleb meil järgmine 50 000 eurot. Ja kui on vaja veel ruumi ja ruumi sisustus ka, no ütleme, et siis sellise minimaalse tootmise püsti panemine on seal lähes veerand miljonit eurot. Ja kas ma võin endale sellisega maja ehitada? Jaa, tegelikult võib. Et täna me läheneme asjale selliselt, et me sellest betoonist prinditud osast teeme vorme, mille sisse on võimalik valada klassikalist betooni. Ehk siis väljast on ta väga prindinäoline, aga seest on selline klassikaline hea tugev betoon, millega me kõik oleme harjunud. Aitab nüüd jutust, ma lähen teen teisi asju edasi.